no kuidas saab seda suurt jõudu, vanade harjumuste jõudu, siis seda meelte ja mõistuse pidevat seda jõge peadata, et ega teda peadata ei saa. Krishna toob näite ka, et nagu siis hobust sa alguses, metsikut hobust, sa ei saa teda kohe niimoodi rakmetesse panna, et sa nagu teda ohjad natuke lased joosta, siis natuke hoiad nagu lao otsas, eks ju. Et niimoodi vaikselt treenid teda nagu õigesse temposse, õigesse suunda. Et elus on ka nii, et alguses tuleb võib-olla kaardi peal panna need üldpunktid nagu paika, et kuhu poole ma liigun ja pärast detailsemalt. Ja Yukta Varjaga printsiip tähendabki nagu selline loomulik loobumuslikkus, kus sa ühendad keha ja meeled ja mõistused lihtsalt õiges suunas, mitte neid maha ei suru. See on suur jõud, seda on võimatu teha, et kui sul keha on ikkagi haige või sotsiaalsed mõtled kogu aeg, kuidas süüa saada, siis on väga raske keskenduda nagu kõrgetele transcendentaalsetele meditatsioonidele või eesmärkidele. Et sotsiaalselt ja mõistuslikult tuleb siis seda Yukta Varjaga printsiipi õppida kasutama ära siis need kõiki materiaalse maailma, need energiaid ja keha ja meeli siis lihtsalt õigel eesmärgina. Et nagu ma tõin näite või nagu Krishna tõi täpsemalt näite, et nagu hobusepoiss, eks. Ratsutada siis samal ajal, kui sa teda liiga surud alla, siis ta plahvatab ja saab vabaks ja siis on pekkis, eks ju. Et teda nagu vabaks ei saa lasta, lihtsalt natuke kontrollid, lased, eks ju. Ja siis oskad puhata ka niimoodi õieti, et vahepeal on vaja relaxi, siis relaxid ka nii, et see oleks spirituaalsusega seotud. Sööd seal pühitsed toitu, õiget toitu, sõpradega teed nalja, käid ujumas, eks ju, püüad hoida sellist, nagu justkui nagu vabadust ka, mis sa oled harjunud, need energiad, aga püüad seda võimalikult teha, sest nad oleks ikkagi ühenduses õige suunaga.